Tšauki tšau kõikidele vähkidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin vähkidele tulemas mai esimeses pooles suhetes ja armastuses. Mis on siin vähkidele tulemas? Hopsti, ja üks kaart vist veel võtta ainult, lõpukaart vähkidele. Mis on lõpukaart siin vähkidele? Ja hopsti välja ta kukkus, läks ka tagurpidi, jätame ta viimaseks. See oli ka tagurpidi ja alustame nendest kahest kaardist, siis, mis kõige alguses välja tulid õiet pidi. Esimese kaardina on siin väljas sauade 3 ja sauade 3 on nüüd väga hea siuke nagu ettenägelikkuse kaart või sisetunde usaldamine, et see kaart räägib uuest algusest või mingist uuest teekonnast. Sauad ka, aktiivsus, loovus, kirglikkus, aktiivsus näitab seda tegutsemist. Et kui te siin ise tegutsete, siis on võimalik alustada mingit uut teekonda teil ja sisetunne peaks teid siis juhatama selle õige teekonna, nii et tasub rohkem ennast usaldada vähid. Teisena muidugi on siin vähkide jaoks väljas ka keisri kaart. Ja keisri kaart räägib siis 100% meesterahva energiast. See on niisugune võimekas, turvaline, stabiilne meesterahvas. See on natukene niisugune tuntuse või kuulsuse energia ka. Et ma ei tea, meesterahvad kindlasti võivad siin ise mingit kuulsust siis koguda. Samas jällegi naisterahvaste puhul võib see näidata niisugust võimukat või turvalist ja stabiilset austajat või partnerit või lähedast isikut. Muidugi, kuna see on ka niisugune tugev meesenergia, siis see võib ka tähendada mingit niisugust ülemuse energiat või siis ka isa energiat, et võib siin vähkide olukorras ka isa mingit tähtsat rolli mängida või mingi ülemus. Et igal juhul võimalusi on siin olemas küll. Samas aga kolmanda kaardina esimesse ritta annaks välja ka mõõkade 8. Ja mõõkade 8 on natukene niisugune koha peal seismise kaart või illusioonide vangis nagu olemine ja tihti on ta nagu mitte tegutsemise kaart. Ja tegelikult mõõkade 8 ütleb, et peaks võtma sideme silme eest ära ja hakkama tegutsema, sest miski ei hoia teid tagasi peale teie iseenda. Et võib-olla on siin minevikus olnud mingid halvad kogemused, sündmused, sidemed, suhted, eks ju, ja see on pannud teid natuke ennast alla hindama võib-olla või midagi taolist. Et see on hästi tugev siuke mentaalne energia või võib-olla te mõtlete liiga palju mingile mineviku olukorrale või hoiate kinni, et pigem tuleks lihtsalt nendest mineviku olukordadest õppida, tuleks vabaneda sellest hirmust või negatiivsest energiast ja tuleks liikuda edasi. Et igal juhul kaart soovitab tegutseda, mitte koha peal seista. Küll aga teist rida alustab vähi jaoks karikate 3 ja karikate 3 on väga hea siuke nagu sõprussidemete kaart, aga ta võib ka rääkida nagu meeskonnatööst ja ta räägib ka pidustustest või tähistamistest, et väga võimalik, et te peaksite siin rohkem aega veetma siis mingite positiivsete sõprade seltskonnas. Muidugi, ütleme niimoodi, et need pidustused ja tähistamised, eks ju, et see karikate 3 võib olla ka siuke huvitav kaart, mis ütleb siis, et mingite pidustuste või tähistamiste käigus te võite tutvuda uute huvitavate inimestega ja võib see inimene olla siis ka kindlasti üks austaja või partneri energiaga, et keiser on väljas, tegemist peaks olema väga võimeka isikuga. Nüüd, aga eelviimase kaardina tuleb välja tänase lugemise teine äss ja on see siis karikate äss, et esimene äss tuli siin just eelmine tähtkuju kaksikule välja, mis oli siis mõõkade äss, aga vähid saavad siis endale karikate ässa ja karikate äss on siis hästi romantiline siuke energia, hästi palju positiivseid emotsioone, harmoonia, tasakaal, isegi turvatunne. Nüüd vallalistele inimestele kindlasti ta võib näidata mingit uut romantilist algust. Samas suhtes olevatele inimestele võib see kaart näidata siis mingeid järgmisi suuri etappe suhtes, on see siis kokkukolimine, on see abielu või rasedus. Igal juhul hästi palju positiivseid emotsioone, aga samas ma ütlen siis ka, et uutele inimestele võib ka tähendada, et teie ellu tuleb just siuke ideaalne nagu romantiline austaja. Ükskõik, kas te olete siis meesterahvas või naisterahvas, samas ongi sellepärast just ükskõik, et siin üleval on see nagu meesenergia väljas, et selle puhul ütleks siis, et võib naistele tulla siuke võimekas austaja, aga meestel siis on see, et nad saavutavad ise mingi energia ja ilmselt siis neile peaks tulema nagu teiselt poolt see austaja, aga pigem see meesenergia mängib siin siukest võimsat rolli selles lugemises. Ja nüüd viimase kaardina on vähkidele välja tulnud tornikaart.
ma loodan, et ma siin vahepeal ei öelnud teile kaksikud või midagi, et sellest ässast rääkisin kaksikutest, aga ikkagi vähkide lugemine meil on. Ja viimase kaardina torn, eks ju. Torn on siuke ootamatu kiire sündmus. Peate olema natukene ettevaatlik, sest ta võib ka olla siuke maailma kokkuvarisemise kaart või ta võib öelda, et väga järsku võivad mingid asjad nagu läbi saada. Samas, kui te olete hetkel natukene siukses kehvemas mingis olukorras, siis see kaart võib ka tähendada, et väga järsku võib see kehvem olukord teie jaoks läbi saada. Et igal juhul te peate olema valmis tegutsema, sest tornikaart näitab suuri ja kiireid muutusi. Et ükskõik, mis see siin teie jaoks on, aga kui te olete valmis ja usaldate rohkem iseennast selle sauade kolmega, siis ma ütleks, et ei tohiks siin midagi väga halvasti minna. Et kõige tähtsam ongi mitte olla hirmudes kinni siin selles mõõkade 8 energias, vaid pigem võttagi siis side silme eest ära ja tegutseda edasi ja peaks see kaasa tooma mingid hästi positiivsed emotsioonid ja karikate kolmega ka võib-olla mingid pidustused või tähistamised. Vähid. See oli siis selleks korraks teie suhted armastuslugemine. Kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.